Kui sa oled üle 30 aasta vana, siis suure tõenäosusega mäletad veel hästi aega, kui kuulus oli see inimene, kelle pilt ajakirjas ära trükiti. Aga sama suure tõenäosusega on sinu laste iidolid hoopis need, kes postitavad enda elust pilte ise, otse internetti. Need on Instagrammerid. Instagrammer on siis see, kes toodab sisu sotsiaalmeediaplatvormile Instagram regulaarselt ja üldiselt siis regulaarsus või see üleslaadimine, järjepidevus ongi see kõige õigem võtmesõna seda alati juures. Instagram on sisuliselt nagu pildialbum, ainult internetis. Enamikul on see koht, kuhu enda pildid sõpradele vaatamiseks koondada ja ise nende tegemisi jälgida. Ent osad inimesed on seal enda piltidega sõprade ringist kaugemale läinud. Näiteks Liina Ariadnel on Instagramis 38 000 jälgijat. Ma arvan, et see on kuidagi mingil määral veidi nagu pääsetee vahepeal enda reaalsusest. Sa nagu unustad enda mingid sellised pseudoprobleemid ja igapäevaprobleemid vahepeal ära, kui sa vaatadki, et vaatad, mis tal näiteks juhtus, ta sai uue kassi või mida iganes sa vaatad. Kõik algas 6 aastat tagasi, kui ta tegi endale Instagrami konto. Nagu suuremat osa kasutajatest jälgisid teda valdavalt sõbrad. Suurem muutus toimus eelmisel aastal. Sellel aitas kaasa osalemine Eesti Laulu konkursil, aga mitte ainult. Ma arvan, et päris suure tõuke andis mu elukaaslane Marti tagaplaanil. Marti Hallik on üks Eesti tuntumatest sotsiaalmeedia tegelastest. Ühel hetkel hakkas Ariadne ilmuma Marti videotesse. Meil on Liinaga tulime vaatama asja ja nüüd on neil koos lausa eraldi kanal. Hai! Tervitused siit siis. Ka Instagrami teevad nad koos. Kui tal on vaja pilti vaja, siis mina ikkagi pildistan teda ja vastupidi. Nii et tahes-tahtmata me teeme kõike koos. Ka Loola ja Pepe teevad kõike koos oma perenaisega. Ma ise tegelikult ei ole üldse sotsiaalmeedias väga aktiivne inimene, et kogu minu selline energia lähebki vist koerte konto loomisele. Liina on 2-aastase järjepideva tööga viinud enda Prantsuse buldogide konto peaaegu sama populaarseks kui Ariadne oma. Tõsi, tema tegutseb rahvusvahelisel areenil, kus tuntumatel tegijatel on jälgijaid üle 1 miljoni. Et siiamaani ju tegelikult kasvatan vaikselt oma jälgijaskonda. Meie jälgijaskonda. Algselt tegelikult oli mul tarvis kuskile kõik pildid koondada, et kuna ma hobikorras pildistasin neid ja siis tegelikult ka jälgisin ka mitmeid koerakontosid ja siis mõtlesin, et miks mitte, et seal saab ju jagada kogemusi ja pilte ja sarnaste huvidega inimesi leida. Inimestele hakkasid Liina pildid meeldima ja ta otsustas hakata Instagramiga aktiivsemalt tegelema. Instagramis jälgijate saamiseks on mitmeid viise. Üks lihtsamaid on kasutada hashtag'e ehk teemaviiteid pildi kirjelduses või kommentaarides. Seda teemat otsides leiab kõik antud märksõnaga postitused. Veel üks võimalus on laikida ja kommenteerida teiste pilte. See tõstab tõenäosust, et keegi tuleb ja kommenteerib või laikib vastu. Võib ka tagida ehk märgistada teisi enda pildil, isegi kui viidatud tegelast tegelikult pildil ei olegi. See tõmbab tähelepanu ja paneb pildi nende kanalile. Ja kui ikka väga vaja suuremat numbrit, siis saab 10 euroga 1000 jälgijat juurde osta. Enamasti on need muidugi väheaktiivsed libakontod. Päris jälgijad, aga sellised ei ole. Kui sa jääd natuke kaugemaks, et siis need inimesed, kes sind jälgivad, on harjunud nagu nägema mingeid videosi või pilte, hakkavad huvi tundma, et kus te kadunud olete või kuidas läheb, et ikkagi tuleb nagu pidevalt olla aktiivne. Et kord nädalas pigem on nagu mul selline minimaalne arv, mil ma üritan postitada, et ma ei laseks liiga unarusse enda Instagrami kontot. Rahvusvaheliselt tuntud Eesti kuulsustel on Instagramis jälgijaid enamasti 200 000 ringis. Kõige populaarsematel Eesti kesksetel Instagrammeritel, aga enamasti 30–70 000. Mul on ikka väga vedanud, et ma saan sellist asja enda tööna teha. Kuigi see tegelikult ei ole üldse nii lihtne, nagu paljudele võib-olla tundub, et kõik vaba hetke ikkagi ma mõtlen sellele, et millal ma saaksin midagi kas filmida või millal ma saaksin midagi postitada Instagrami, et see on ikkagi kogu aeg selline töö, mis sul ei teki nagu vaba hetke sellest. Kui me käisime näiteks puhkamas Roodosel, siis ühe päeva, kui me sõitsime autoga ringi, me ikkagi võtsime Martiga kaasa mitmeid erinevaid outfit'e, et kui mu teine kord oli mingi, vaata, siin on nii ilus, et siis ma vahetasin ikkagi kiirelt riided ära
tegime seal, proovisime pilti saada, et just see, et sul oleks võib-olla ühe riietusega nagu liiga palju pilte järjest, et oleks selline vahelduvus vahepeal. Instagrami jaoks pildistamine on nagu päris fotosessioon. Pilti tehakse fotokaameraga. Pildistatakse palju. Valmis fotod läbivad tiheda sõela ja kindlasti ka töötluse. Mul on filter, siis mul on... Kuid sellest kõigest ehk tähtsamgi on emotsioon. Mõned tulevad täpselt lihtsalt niimoodi, et me oleme kusagil ja ma tunnen, et mul on täna täitsa ilus riietus selles näiteks või et ma olen täna ekstra õnnelik ja ma tahan mäletada mingit sündmust või just seda päeva, siis ma ikkagi otsustan, et võiks proovida pilti teha ja siis ma panen selle üles. Ariadne taktika näib töötavat. Tema pilte kommenteeritakse ja laikitakse väga palju. Hetkel on ta üks parimaid jälgijate kaasajaid Eestis. Jälgijate arvu kõrval on see tähtis näitaja. Eriti siis, kui on plaan Instagramis raha teenida. Näiteks Liina koerad söövad mõnel pildil kindlat koeratoitu või kannavad kindlat kaelarihma. Liina palk selle eest on enamasti tasuta asjades. Ariadne aga teenib Instagramiga osa oma regulaarsest sissetulekust. Lisaks toodete tarbimisele, näiteks riiete kandmisele, teeb ta ka loosimisi. Nendes palub ta tavaliselt jälgida ennast ja brändi ning viidata kommentaarides sõbrale, kellega võiks auhinda jagada. Seejuures saab lisaks reklaami tellijale sellest palju kasu ka tema ise, suurendades enda kaasavuse numbrit. Kindlasti sa ei tohi minna nagu selle mõttega Instagrami, et nüüd ma tahan saada nii palju jälgijaid ja ma tahan nii palju raha teenida sellega, et siis sa juba tead, et sa alustad sa valedel eesmärkidel ja see ei jõua sul mitte kusagile. Aga milles siis ikkagi alustada, et saada edukaks Instagrammeriks? Tee endal konto, vaata enda konto üle, et sul oleks kõik see pisipilt või see sinu profiilipilt, seal oleks hästi tabav, hästi silmatorkav siis. Tuleb olla aktiivne, suhelda oma jälgijatele, anda tagasisidet, et sind nagu märgataks selles ringis. Siis lihtsalt postita pilte. Seal võiks olla ka mingi emotsioon juures, et see annaks kindlasti palju juurde. Ja mitte liiga palju võib-olla ühes päevas, et sa ei koormaks üle enda jälgijaid, vaid täpselt selliselt mõõdukalt ja need oleks hästi sinulikud.